Jaa, aga enne ma ei filminud, siis kui ma ütlesin, et ma ei filminud. Lõpeta ära, palun. Kana. Võtsin seda sulle. Esimese asjana ma siiski ootan kõige rohkem külmetamist. Tähendab, ma olen kindel, et me külmetame seda 4 päeva. Lõpeta ära, palun. Võiks äkki kinni panna juba. Mul on piinlik. Ma ei tea, noh, läks. Selle uutes oludes. Kuningauks. Võtnud siis näiteks, et kuidas muutub armastus ja lähisuhted. Heidi Purga-auks. Selles mõttes nagu pessimistlik. Kriisijuhi-auks. Hedonistlikkus ja egoistlikkus ühiskonnas. Ütleme selline institutsioon nagu perekond peaaegu nagu ei olegi enam võimalik, sellepärast, et kui ma lähtun ainult iseenda huvidest ja ei taha nagu kellelegi kuidagi vastu tulla, et noh, siis see ei toimi. Või siis näiteks surmateema. Olgu nali. Oota, ma just meelest ära küll. Selle nende auks, kes on nooredega näiteks jäävad rasedaks. Ja siis näiteks tema raamatus Kaarte territoorium, seal üks peategelase isa olidki siis nagu enesetapu näiteks. Soovid sa midagi hingelt ära rääkida? Tahaks rääkida. Räägi. Et vahel on natuke kahju nendest, kes jäävad noorest rasedaks. Miks? Kui nad näiteks on 18, mis jäävad rasedaks, siis ei tea nagu mida teha selle beebiga, panevad ta trepikutta näiteks 8 tunniks õhukese tekiga. Või võib juhtuda ka seda, et noh, ma ei saa aru, et mis see tähendab beebist toonis, me läheme õue mingi sõpradega, ütlevad mingile mööduvale vanapaarile võib-olla isegi, et hoidke laps, et me käime korraks alkopoes. Ja siis see laps on seal näiteks tund aega, siis võib-olla isegi mingi ema sõbranna tuleb teda päästma. Kas seda juhtub sageli? No, tead, ma kahtlustan, et juhtub küll. Et see on nagu, see ei ole tõesti üksik juhtum, et seda tõesti meil siin Eestis juhtub küll. Aga miks sa just selle juhtumi välja tõid? No see läheb mulle lihtsalt kuidagi hinge. Kas sa vaatasid seda enne just telekast? Ei. Seda ma ei ole teinud. Nii, kas sa tahad midagi veel pihtida? Ma tahaks öelda, et ütleme, et sääsest elevant on seekord, et natuke kahju on ka nendest poistest, kes saavad isaks ja neile ei meeldi lapsed. Et mingi laps karjub ja siis nad suitsetavad seal. Siis emad võetakse laps selle pärast ära. Kas sa soovid kedagi tervitada? Ei. Miks? Et näiteks, et Prantsusmaal oleks siis võimalik üldse selline... Mulle ma soovitaks lihtsalt, et maal, et oleks natukene rohkem psühholoogid räägiks lastega. Millest? No kaitsevahenditest ja... Kas ainult seksuaalsusest või ka muudel teemadel? Ainult. Aga kas need tänapäeva noored kuulaksid neid? Kuulaksid küll. No kuulaksid. Tuleb palju korda rääkida. Siis on meelde ka. Muidu on tõesti, et samal hetkel, kui psühholoog ütleb, et tuleb kasutada, sina räägid sõbraga, midagi pole meeles. Aga kuulad teist korda, kolmandat sõbra õige teinekord, noh, midagi jääb ikka meelde. Et kõigepealt, kas sa võtaksid endale mehe, kes on pärit Iraanist? Ja see tähendab, et ta on moslem usku või? Noh, on, mis usku ta on, aga kas Iraanis sobib? No, kui ta on harjunud lääne kultuuri reeglitega, siis vast ikka. Aga Aafrikast? Tumedanahaline Keeniast jooksja? No, kui ta on samuti harjunud lääne kultuuriga ja oma kultuurist on ikka mõned asjad, no see ikka, aga kui meie maailmavaated ja armastus on nii suured, siis ikka. Aga kui ta oleks pärit Soomest? No ikka. Aga kui ta räägiks ainult soome keelt? No, see soome keel ei ole nii keeruline. Kas sina õpiksid ära siis soome keele? Jah, ja kui ka tema tahaks minuga koos olla, siis ta oleks nõus õppima ära ka eesti keele või inglise keele. Aga kas saab inimesele nõudmisi seada selliseid? Ikka. Aga kas see pole kergelt manipulatsioon? Ei ole. Aga kas sa koliksid Soome või sa jääksid Eestisse? Vot seda ma ei oska öelda, võimalik, et koliksid Soome. Ah nii.
aga kui tal oleks pere, kes tahab elada pojaga koos ja ta kutsuks sind ka sellest suurest peres elama? Ühes majas? Jah. Ei, ma hindan privaatsust. Aga kui armastus oleks suur? No, oleneb, kui palju privaatsust seal majas jagatakse. No ütleme, samas toas ei pea elama. Jah, aga kui ma ei saa näiteks ise süüa teha ja... Sa võid mõnikord teha, mõnikord võid teha. Ei, siis mulle ei sobi see. No majapidamistööd sa võid küll teha ise. Olema mees ja naisele lubama oma majale. Ei, lihtsalt privaatsust. No aga sa saad privaatsust, sul omad toad ja kõik on. Oma otsuseid ja väljaspool tema perekonda uusi reegleid. Aga kui sa võid selle otsustada, kui teil oleks hea läbisaamine? Perekonnaga või? Kuidagi klapiks. Siis vastu oleks okei. Suur perekond on tore. Siis on... Jah, keegi hoiab lapsi. Seltsi on, jah? Lapsi hoidja. Jah. Aga kui sa oleks... Aga kas sa oleksid siis ka mehega koos, kui ta pere ütleks, et kõik eestlased on halvad? Ja et ma tean küll neid eestlasi, et need on kõik ühed sellised... Teevad siin Soomes rööve ja käivad siin halvasti ehitamas ja ma tean küll neid. Ei, sellepärast, et mulle ei meeldi väiklased inimesed. No jah, aga sa ei ole ju perega koos, sa oled ju mehega koos. Kui tema poleks selline. Siis küll, jah. Aga lihtsalt ma kehtestaksin tema perekonnaga sellise reegli, et minu päritolu ei mustata. No ja kui on sinu reegel, aga ta ütleks, et mul on oma arvamus. Sorry, siis... Ei suhtle? Ei, suhtleks ikka, aga mitte nii tihedalt. Mitte igapäevaselt. Lihtsalt pigem viisakusest. Aga kui pere tahab ise külla tulla kogu aeg? No kogu aeg nagu ei laseks. Oleneb, kuidas nad üleval peavad ennast. Aga mis sa teeksid, kui sulle, nagu sa läheksid reisile, mis oleks seal Brasiilias? Nagu see Brasiilia ja Peruu vahel ja sa näeksid, et seal on nagu, tuleb üks hõim vastu, kes nagu ei oska inimkeelt ja nad hakkavad inimest tõrjuma ja noortega viskama, samas sul tekiks nagu armastus selle hõimu liikmega ja nad ei kanna isegi riideid ja maalivad ennast selle oranži saviga punaseks. Kas sa liituksid hõimuga? See on väga keeruline küsimus, ma ei tea, kust sa tuled selliste asjade peale. No sellised hõimud on ju olemas. Aga sellisel juhul, kas nad räägiksid inimkeelt? Neil on oma keel, mingid hääled. Sellisel juhul ma arvan, et sellele kirele vast ei saa niimoodi alluda. Ma parem ilmselt ei segaks ennast sellesse. Aga kui sa tunneks, et see on selline esimesest pilgust armastus, et ta tunneks ka, et ta sind ei ründaks, aga kõiki ründaks. Eks ole selliseid asju tundnud ka varem, aga kõigest on üle saada, nii et ma arvan, et selle elab ka üle, et pigem see, kui ma näiteks seal anduksin kuidagi moodi pigem tooks see kaasa mingeid probleeme. Seda küll jah, sest hõimudel on ju ka need omad reeglid, et... Jah, need abielud ja söömised. Ja see, et kui sa nagu maksad kätte sellele, sa võtad hoopis naise ära teisest hõimust ja sellised asjad on semiootikas midagi seal õppisin. Aga kui oleks niimoodi, et... Kas ikka filmid mind? Jah, et kui see oleks nii, et kui see, kes sulle hakkaks meeldima oleks, ta ütleks, et ma tahan saada poliitikuks ja minna Keskerakonda ja tahaks olla see Edgar Savisaare abilinnapea. Kas nagu Toobal? Mitte abilinnapea, aga umbes sarnane nagu Toobal? No ütleme nagu Toobal, et kommenteerida mingid halbu kommentaar. Häitage selles mõttes. Ütleme nii, et kuna see asi ei lähe minu maailma vaatega kokku, siis ma arvan, et ma selle inimesega ei klapiks väga hästi. Aga kui ta ütleks, et me ei pea kodus rääkima poliitikast ja kõik muu klapiks ideaalselt, ideaalne mees ja ilus. No ma ei tea, et võib-olla ma siis toetaksin ilmselt teda, aga samas, kui me mingid arutelusid peame ja tema maailmavaated sellisel juhul on ikkagi natuke erinevamad kui minul ja ta ei... siis ma arvan, et sellel ei ole nagu väga suur klappi. Jah, sa näita midagi muud ka tegelikult. Et ta võib aja jooksul ka oma vaateid, poliitilisi vaateid muuta. Aga kuhu erakonna poole ta peaks siis muutma, et võiks nagu hästi klappida? No tegelikult alguses oli IRL, aga kuna nemad on selle kooseluseaduse vastased, mille mina isiklikult olen, siis praegu ma arvan, et toimivatest erakondadest oleks see Reformierakond. Aga kui nüüd jätkata sellel teemal, et sa oled selle kooseluseaduse poolt, et kas võiks tulla kõne alla, kui sulle hakkaks meeldima naisterahvas? Ei, sellepärast ma siiski arvan, et ma olen ühesuunaline. Aga kui juhtub, et sa tunned, et sa oled armunud? No... Näiteks ma tean inimesi, kellel on see tundnud väga manalt.
jah, ma olen ka kuulnud Oprah show'st niimoodi Aga lugusid. internetis on igasugu lugusid. No ma ei tea, ma arvan, et ma siiski jään meesterahvaste poole. Aga kui sul hakkaks meeldima naisterahvad? No ütleme nii, et kuna ma olen üsna traditsiooniline inimene, siis ma oleks endal päris raske sellega harjuda. Aga kui sa harjuks, kas te lapsendaksite ka lapse või pigem kuulaksite ühiskonna arvamust ja ei lapsendaks? Vasta lapsendaks ikka. Võib-olla koliks isegi Eestist ära. Nojah, seda küll. Aga kui sul hakkaks meeldima nagu mõni vanem poliitik Tallinna linnapea muuseas, selline, laulab ja teeb ja tegeleb igasugu asjadega, mis sa siis teeksid? Mida ma siis teeksin, või? Jah. Laseksin oma meeldimisel minna niiviisi. Aga kui hakkaks ka väga tõsiselt meeldima? Ta kutsuks kohe talupere naiseks ju? Ei, siiski mitte. Aga mis pärast siis? No kuna ma siiski pooldan omaealisi. Ma vaatan omaealisi. No vaatad, aga kui armastus oleks suur? Armastus? See võib ka olla sõbra armastus. Aga kui... Seda küll. Aga... Inimese armastus, et tõesti sümpaatne inimene ja tõesti ma hindan teda, aga ma tean, et ma ei saaks temaga koos olla, siis ma arvan, et see saab lihtsalt enda piirid. Aga kas siis vanus on kõige tähtsam? Vanus ei ole kõige tähtsam. Kui tähtis see siis on? No vanus selles mõttes, et kui räägime konkreetsest isikust ehk Tallinna linnapeast, siis ma arvestan ka sellega, et ta on üsna vana, et mina olen päris noor ja kindlasti nagu ma jääksin temast nagu ilmselt parem ilma, kui ma ise... Seda küll, see on hea mõte, jah. Et siis ma saaksin ilmselt hiljem palju rohkem haiget. Tõsi. Aga kas... Aga mis sa teeksid, kui su laps oleks homo? Toetaksin teda. Aga kui sellepärast, et ilmselt selleks ajaks, kui mina saan endale lapse ja tema suuremaks kasvab, siis on meie ühiskond ka ilmselt Rootsi eeskujul tolerantsemaks läinud. No, aga kui ta oleks ka samas, tal oleks ka mingid erilised huvid, näiteks ta tahaks saada stripperiks? Ma ikkagi pakuksin talle, ütleksin, et okei, et ta võib seda nagu proovida, aga samas ta võiks ikkagi kuhugi ülikooli minna ja ennast edasi arendada. Et tema stripi ilus keha ei säiliks igavesti. Ta lähebki koreograafiat õppima. Stripi koreograafiat. No lihtsalt koreograafiat, seda saabki kasutada seal. Ei pea. Mis sa räägid? Peame küll. No, mitte minutit on aega. Nii. Kuidas see küsimus oli? No, et kui ta läheb koreograafiat õppima, see on ülikool. Ikka. Jah, et ilmselt ta selle aja jooksul areneb ja